see päev, kus ma avan selle kubafritüüri. Mida uut oled enda kohta sel aastal õppinud? Ja viin ka täitsa siia nagu sisenurgast koopajoonele. Ja nüüd mul oleks vaja pakkida Katriini kingitus. Vau! Tere hommikust! Käes on 19. detsember ja my hair looks crazy. Aga nagu lihtsalt vaadake seda. Aga vau, mul ei ole lisavalgustust praegu. Okei, mu meigi tuleb põlevad, aga muidu isegi nendest ei piisa ja mul on pidanud olema siin mingi muu valgustusega. Täna on nagu õues natukene valgem. Ikkagi hall, aga natuke valgem. Ja ma tegin oma põhjameigi ära. Silmameiki ma teen täna teiega koos ja näitan enda sellist klassikalist pühade silmameiki. Teen väikse tutoriali. Aga ma alustan oma päeva advendikalendritega ja täna meil on Maria pakikene ka. Ja teate, ma alustan sellest, mitte tublasamast, sest et ma lihtsalt tahan juba väga näha, mis siin on. See on väga kerge. Nii et ma ei oska midagi pakkuda. Selline roosa juukse hair clip nagu. Väga mõnusa kujuga. Ilus. Hela roosa. Very cute. Praegu sobib ka nii hästi selle pruuniga. Cute, 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 cute. No nii. Mis meil siin täna on? 19. Piklik. Uksekene. Oh, what? Minisuuruses Sol de Janeiro 40. See bodyspray. Kusjuures, saate aru, mul on see. Ja ma viskasin selle mingi hetke endale trennikotti, et see on mu nagu jõusaali kehaspray. Ja see just hakkab otsa saama. Ja nüüd mul on uus. Mulle meeldib see lõhk küll. Okei. Väga tore. Aga tänane plaan on see, et ma tahaksin pakkida ära mõned kingitused. Ja siis õhtul on Katriini jõulupidu. Ja ega mul nagu väga rohkem ei olegi midagi. No nii, mis päev meil täna lõpuks käes on? See päev, kus ma avan selle kubafritüüri, mille ma sain juba vist 2 nädalat tagasi. Ma ei tea, mul ei ole mahti olnud selleks, aga täna on see päev. Ja vana kubafritüür on mul juba uue kodu leidnud. Praegu ma arvan nii, ühesõnaga kumb iganes nendest mulle rohkem meeldib, siis see jääb mulle endale. Ja teine saab endale uue kodu, aga teeme selle lahti. Tundub, et see on suuruselt üsna sarnane mu eelmisega. Kui ilusti see ära tuli. Paks õpetuste leht, kas keegi kunagi neid loeb? No, võib-olla hädaolukorras. Nüüd ma sain aru, et vastavalt sellele, mis pidi sa selle võre siia sisse paned, sa saad selle jätta kas nagu kõrgemale poole peale või täitsa põhja panna. Muide, mul oli mingi sooduskood ka Tefali toodetele Euronixis. Kas oli äkki Tefal 15? Panen descriptionisse, kui mul meeles on, mida saab aasta lõpuni kasutada. Aga kiired asjad, mis ma olen praegu avastanud, mis on selle päris ägedad. Et sa saad eemaldada selle esipaneeli, sest et seda ei ole vaja pesta, aga seda sisemust on vaja pesta. Ja siin on kaasas isegi gaas, et kui sa teed siin sees mingit sööki ja sa tahadki siin sees seda hoida külma panna, siis paned selle kaane peale ja saad selle ilma siis kas või selle esipaneelita saad külma panna. Ja kohe me saame ka teada, kui vaikne ta siis on ja saame ära testida, sellepärast, et mul tuli mõte, mida ma teen lõunasöögiks endale ja ühtlasi ilmselt seda jagub siis ka homseks lõunasöögiks. Et midagi sellist lihtsalt, minu arust siia talvesse väga sobivat ja midagi sellist, mida sa saad nagu kindaga mingitest jääkidest teha, mis sul külmikus on. Nimelt ma hakkan siis tegema püreesuppi. Mina eelmisel aastal avastasin enda jaoks püreesupid ja issand keegi vist praegu küsis, et mis mu kõige lemmikum supp on. Mu kõige lemmikum supp on see, millest mul on retsept ka oma kanalil olemas. Spargli püreesupp. Oh my god, ma armastan seda ja kui spargel oleks odavam, siis ma teeks seda ilmselt vähemalt 6 korra. Aga täna
ma teen lihtsalt püreesupi kõikidest asjadest, mis ma oma külmikust leidsin. Ehk siis mul on kartuleid, mul on punast sibulat, rosmariini, porgandit ja paprikat ja siis küüslauku. Nüüd ma ei ole varem airfryeris neid köögivilju, ma ei tea, grillinud, soojendanud, kuumutanud, mis iganes see sõna siia käib. Et tavaliselt ma olen muidu pannud ahju, suure ahju vormiga, sinna nagu natukene lõiganud neid asju, mitte väga palju lõiganud, sest hiljem nagu nii kõik läheb püreestamisele. Kallanud oliiviõli ja maitseained sinna ja siis nad on nagu seal omas mahlas niimoodi ahjus küpsenud. Aga nüüd, kuidas siin airfryeris võiks teha? Mul on selline ahjuvorm, see on üsna pisikene. Mul on ka selline, aga ma just vaatasin, et see ei mahu sinna sisse. Ehk siis ma mõtlen, et äkki ma panen siia sisse a la mingi küüslaugu, sibula, porgandit, paprikat ja kartulid panen lihtsalt nagu selle ümber küpsema. Hiljem nagu nii nad lähevad kõik ühte kokku. Ma arvan, suurt vahet ei ole. Aga lihtsalt kuna, et siis ma siia panen natuke oliiviõli ka. Ja siis see nagu mahlane osa jääb siis selle sisse. Ma ei tea, kas see on nagu kõige mõistlikum lahendus, aga praegu ma ei osanud muud välja mõelda. Nüüd on asjad lõigutud. Siia lisasin siis maitseained ja oliiviõli. Panen selle siia nurka ja siis ümberringi panen kartulid. Siit võtaks selle köögiviljade programmi, mis on see 200 kraadi, 30 minutit ja paneme käima. See on tõesti üsna vaikne. Igatahes, mis ma veel mõtlesin, et väga hea, mul on kookoskreemi veel alles sellest, kui ma tegin seda kanaorsot. Ma loodan, et see ei ole veel halvaks läinud. Ja siis ma saakski lisada hiljem sellele püreele selle kookoskreemi ka, see teeb selle nii mõnusaks nagu siidiseks. Ja siis ma tavaliselt lihtsalt keedan puljongi kuubikuga mingi pool liitrit vett. Ja siis hiljem panen need kõik asjad blendrisse. Aga ma olen juba mingis supi videos näidanud ka, kuidas ma püreesuppi teen ja mulle nüüd see meetod kõige rohkem meeldibki, et ma viskan asjad ahju, siis nad on seal ahjus ära, lihtsalt nagu mingi pool tundi, ma ei pea mitte midagi tegema, ma saan nagu muid asju samal ajal teha. Ja siis mul jääbki üle ainult nagu see kokkupanemise vaev nii-öelda või nagu see blendris tegemine. Ja siis ta ongi valmis, et mulle meeldib, et ma ei pea palju lõikuma, ma ei pea palju nagu selle toidu tegemise juures olema. Ta nagu kinda valmib ise. Vau, see on ikka tõesti vaikne, see airfryer. Aga mul on nagu, ma ei suuda praegu otsustada vibe'i. Mulle jäi alles Maaritiga jõuluõhtust seda alkoholivaba glögi. Samas ilmselt ma täna hakkan õhtul ka glögi jooma, aga no mis sellest. Ma ei tea, kas ma joon praegu glögi või ma teen matcha. 2 väga erinevat vibe'i. Aga ma arvan, et kuna see mul juba on lahtine siin, siis ma teen äkki 1 tassitäie glögi. Ja siis hiljem, kui ma hakkan seda silmameiki tegema, siis selleks ajaks ma teen endale matcha. Ja siis ma saangi nagu õhtuks väikse sükse nagu energia boosti ja jah, see tundub mulle nagu hea plaan. No nii, ma tulin oma jõulunurgakesse istuma, köögiviljad endiselt soojenevad, glögi sai soojaks, natuke liiga soe on veel. Ja ma mõtlesin, et ma teeks praegu küsimustele vastamise ära, sellepärast, et vaevalt, et ma peale Katriini jõulupidu öösel jaksan, nii et ma screenshotisin mingid küsimused, mida ma nägin. Esimene küsimus, ja ma ei ole seda vastust välja mõelnud tegelikult. Mis on kõige raskem osa sisuloome juures? Võib-olla ma ütleks nagu, tegelikult see ei ole nagu raske töö, endiselt armastan seda tööd, ei vahetaks seda praegu mitte midagi vastu välja ja väga tihti olen lihtsalt nagu nii tänulik. Just ükspäev olin siin kodus, midagi toimetasin, mõtlesin, issand, jumal milline privileeg, et ma saan lihtsalt nagu kodust töötada. Ja ma saangi päeval siin kodus olla, ma saan oma kuuske nautida. Isegi kui ma vahepeal samal ajal nagu kirjutan mingit meili
siis ma saan ikkagi oma kodumugavuses olla. Keegi ei hinga mulle kuklasse, et sa pead kontoris olema ja ma ei tea, mis kellani sa pead kuskil olema. Et selles suhtes nagu üldse see töö on mu kõige lemmikum töö, mis mul kunagi on olnud ja ma arvan, et see jääbki selleks, kui just elus ei tule mingisuguseid meeletuid muutusi, mida võib ka ette tulla, aga kui ma peaks nagu midagi ütlema, siis võib-olla vahel on see, et sa teed kõike üksinda otsast lõpuni. Ja see hõlmab endas nagu erinevaid raskeid nüansse selles suhtes, et mõnikord on raske osa see, et tulla ülesse. See nüüd hakkas minema imelikuks eesti keeleks, mis on otsetõlge inglise keelest. Et mõnikord on raske tulla loovideede peale näiteks. Mingi koostöö on tulemas, tahaks seda kuidagi ägedalt teha ja no lihtsalt kraanid on kinni. Loovuse kraanid on kinni ja nii väga tahaks, et oleks keegi teine, kellega põrgatada või keegi, kes veel parem võib-olla ütleks ette, et kuule tead, mul on ülihea idee, tee niimoodi. Et mõnikord on näiteks see, teinekord on see osa, et ma ei tea, mul on parasjagu väga palju mingit filmimist, monteerimist käsil, aga siis ootavad ka mingid meilid vastamist ja mingi selline, ütleme, rohkem bürokraatlik pool vajab ka tegemist. Et siis tahaks, et keegi teine teeks mingi, ütleme näiteks selle bürokraatia osa sealt ära on ju. Või mõnikord üksinda tegemise juures on keeruline see, kui on mingi väga kiire deadline'iga koostööd, mis siin näiteks just oli on ju. Et väga äge võimalus, aga teisalt, kui mul on samal ajal mingid muud tööprojektid, siis tahaks, et keegi teeks näiteks selle montaaži osa minu eest ära. Et kokkuvõtlikult ma ütleks, et jah, vahel on raske see, et otsast lõpuni ma teen kõiki asju üksinda. Okei, vend vahel käib abis filmimas, aga muidu kõik, mida ma saan vähegi teha, ma teen otsast lõpuni üksinda. Jah, seda ei ole vist ka maininud, et podcastiga detsembriks ma sain endale appi oma sõbranna Joanna, kes tegi mul valmis sotsiaalmeedia klipid podcasti episoodidest. Et näiteks siin ka ma sain aru, et ma lihtsalt ei jõua üksinda, et ma pidin abi võtma ja ma otsustasin, et ma siis võtan, et see tundus mulle kõige kergem koht, kus kedagi appi võtta. Et ma ei tea, näiteks Vlogmassiga ma ei näe, et ma saaksin seda kuidagi kellegagi jagada. Et kui mul oleks elukaaslane, kes on mingi monteerija, siis jah. Aga muidu ju failid on suured, kuidas ma nagu iga õhtu üldse saaksin kellelegi neid faile, kuidas üldse saata, et ta saaks need nagu järgmiseks päevaks selle vlogi kokku panna. Et ühesõnaga ma ei tea, kuidas see workflow üldse toimiks. Ehk siis see oli lihtsalt nüüd siuke, läksin natuke teise jutu teemasse üle, et ma tean, et ma mainisin enne Vlogmassi, et mul on nagu abi vaja ja siis ma lihtsalt rohkem sellest ei rääkinud, nii et sellepärast mõtlesin, et ma siin ütlen, et ma lõpuks ikkagi podcasti episoodid tegin kõik ise otsast lõpuni valmis, aga tundsin, et ma lihtsalt ei jõua tegeleda sellega, et oleks iga nädal 2-3 reelsi veel tehtud episoodist ja võib-olla ka mingid story ideed. Ehk siis sellega aitas mind Joanna. Jah, nii et vastasin, et vahel on raske üksinda kõike teha. Aga see oleneb päevast, et millega mul just parasjagu oleks abi vaja. Millised lauamängud sulle muidu meeldivad? Teate, ma ütlen, mulle meeldivad sellised nagu lihtsamad sorti lauamängud. Mingid väga strateegiamängud. Ma ei viitsi. Võib-olla on lihtsalt see, et ma ei ole nagu sattunud enda jaoks selle õige strateegia lauamängu peale, mis tekitaks minus seda hasarti. Aga mulle meeldib Uno, mulle meeldib Toble. Mulle meeldib, meil on mingi toolide asetamismäng, nagu midagi sellist nagu kerget, mis ei vaja nagu liiga palju strateegiat, mingid meelelahutuslikud, mingi what do you meme või mingid siuksed meeldivad mulle. Mida uut oled enda kohta sel aastal õppinud? Ma nagu natuke mõtlesin sellele, aga mitte väga palju, ma saaksin tegelikult terve nimekirja asju välja mõelda. Kui oleks vaja, või mitte välja mõelda, vaid nagu välja tuua. Aga kui ma siin natuke aega mõtlesin, siis ma mõtlesin välja selle, et ma õppisin, et tegelikult ma olen arvanud, et mul ei ole hea pingetaluvus. Aga kui ma nüüd vaatan seda aastat, siis ma ütleks, et päris hea pingetaluvus on. Et ma ikkagi saan hakkama ka pinge all täitsa hästi.
see on nagu siukene nagu üllatav, aga väga tore. Siis ma õppisin enda kohta seda, et ma olen olnud väga halb kommunikeerija või noh, okei, kas väga halb, ütleme halb. See jällegi, see oli minu jaoks nagu üllatus, sest et ma aastaid pidasin ennast väga heaks kommunikeerijaks. Aga tuleb välja, et siiski mitte. Ja ma olen jätnud elus paljud asjad ebamääraseks selleks, et vältida ebamugavaid vestlusi. Või noh, need asjad on jäänud ebamääraseks siis lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt ei ole tahtnud ennast selgelt väljendada hirmus, et see toob mingi tüli või äkki ma ütlen midagi valesti, ma ei tea, no mis iganes. Igatahes kommunikatsioon ei ole olnud hea ja selle kallal ma töötan, et paremini osata väljendada enda soove, enda vajadusi, enda mõtteid, muresid, abipalveid, kõiki asju. Et jah, mul ei ole nagu selles suhtes raske kommunikeerida, ma ei tea, igapäevaselt on ju. Selles suhtes ma saan hästi hakkama, ma oskan inimestega suhelda. Aga see, kus kõige rohkem loeb kommunikatsioon, need rasked olukorrad, mingid pingeolukorrad, probleemid nagu seal kohas on see väga nõrk olnud mul see kommunikatsiooni oskus. Mis ma veel olen õppinud, et mul on komme ennast üle lubada, öelda liiga palju jah, seda iseenda arvelt ja siis ma rabelen ennast ribadeks, et jumala eest enda sõnadest kinni pidada ja mitte kelleski pettumust valmistada ja siis lõpuks olen kaotaja mina ise. Nii et jah, see oli ka, sai väga ilmselgeks, jällegi töötan selle kallal vaikselt. Aku saab tühjaks, nii et ma vahetan aku ja siis mul oli vist siin mingi küsimus veel. Nii, vahepeal said köögivilad valmis, ma võtsin nad sinna natukeseks jahtuma ja siis oli siin veel selline küsimus, et ilma millise meigiesemeta sa ei saaks elada. Võt, oleneb nüüd millises võtmes mõelda. Selles võtmes olen ma juba vastanud, et noh, kui ma saaksin kasutada ainult ühte meigi toodet, et mis see oleks, siis see oleks concealer. Sest mul on tumedad silmaalused ja minu arust väga suure erinevuse teeb see, kas sul on need tumedad silmaalused või sa katad need ära. Ehk siis jah, kas concealer, noh teine asi, bronzer on ka muidugi jube tore asi, aga kui ma pean ainult ühe valima, siis concealer. Aga kui ma nüüd võtan seda sellisest võtmest, et noh, ütleme, mul on ikkagi kõik mu nagu meigitooted olemas, aga et nagu mis oleks see üks, mis peab nagu kindlasti olema? Vaat see on hea küsimus. No elada ma saan ilma kõigi nendeta. Kui ma vaatan, et mis on kõige kauem mu praegustest meigitoodetest olnud mu meigirutiinis, siis see on vist Tarte Shape Tape concealer. Et seda ma ei ole tahtnud nagu välja vahetada, et ei ole midagi asemele tulnud. Küll aga tegelikult on mul ka teisi väga häid concealereid. Mis on veel väga pikalt juba olnud, on need NYXi 2 kulmutoodet. See Thick It Strict It kulmukeel ja Lift and Snatch kulmu vildikas. Vot see ongi 2 toote vahel vist kõige rohkem ongi kas Tarte Shape Tape või siis Lift and Snatch kulmu vildikas. Nii head teist kulmu vildikat ma ei ole proovinud, ei ole näinud. Ja teate, viimane küsimus. Et keegi kirjutab, meigi tegemise ajal tekkis sulle selline küsimus. Kas oled kunagi mõelnud, palju need kõik tooted maksma on läinud seda ühte meiki tehes? Huda Beauty ja nii edasi, päris kallid tooted. Kas saaks ka sama meiki teha soodsamate toodetega? Esiteks ei olnud mõelnud, palju see kõik meik kokku maksab, aga ma tegin nüüd arvutuse ära. Noh, see on siuke natuke siia-sinna, on ju. Aga kõik need tooted, mida ma kasutasin selles oma igapäeva meigirutiini segmentis, maksavad kokku umbes 320 €. No jah, päris palju, ma isegi arvasin, et veel rohkem. Aga noh, selles suhtes, jah, kui ma nüüd ütlen selle summa ja siis me mõtleme, et see on lihtsalt meik mul näos, et siis see tundub nagu juba palju, aga samas mingid nendest toodetest kestavad väga kaua. Kas või see sama kulmuvildikas, millest ma just rääkisin. See üks kestab mul 8 kuud kuni aasta. Huda Beauty see puuder. Kes teab, millal see üks üldse otsa saab, ma arvan, see on nagu isegi mingi 2 aastat. Ripsmatušid minul kestavad suht kaua. Noh, et
selles suhtes silmalauvärvid, noh, need on aastateks, on ju, et ta tegelikult, kui niimoodi nagu jagada ära kasutuskordade peale, siis tuleb see number palju-palju mõistlikum. Aga absoluutselt saab teha soodsamate toodetega. 100%. Mina ütlen alati, ei ole üldse vaja mingisuguseid uhkeid bougie tooteid. Kindlasti mitte. Mina lihtsalt, kuna ma olen meigi entusiast ja ma olen oma meigi kollektsiooni palju väiksemaks tõmmanud nüüd viimase paari aasta jooksul, siis ma olen jätnud sinna need siuksed uhkemad tooted, mis tekitavad minus mingit sellist nagu tunnet. Et varem mu meigi kollektsioon oli suurem, seal oli ka väga palju rohkem palju soodsamaid tooteid, mis tegelikult toimisid super hästi. Aga nüüd, kui ma pidin nagu midagi selekteerima, siis ma olen paljuski jätnud alles just need uhkemad, mis võib-olla ongi kuskilt ka reisidelt ostetud, siis tulevad need mälestused ka meelde, kui ma kasutan neid tooteid ja kuidagi nagu, tead, see on siuke mingi tunne, mis on lihtsalt nagu sees nende kallimate toodetega, aga samas tegelikult ka minu meigirutiini kuulub väga palju ju täiesti normaalses hinnaklassis meigitooteid, Maybelline, parim näide. Et minu meigirutiinis on väga palju Maybelline, ilmselgelt on ju, ja need on ju täitsa soodsamas hinnaklassis. NYXi tooted samamoodi. Isegi Catrice'i Essence'it vahepeal on praegu, kui mul vist ei ole ühtegi nende toodet selles just praeguses igapäeva meigirutiinis, aga nendelt on palju toredaid tooteid. Ja oma meigikoolituse toote soovitustesse ma panen ka ikkagi erinevas hinnaklassis tooteid, et igaüks nagu leiab midagi endale. See on ikka väga hea glögi. Ka täitsa teistmoodi see on see Blossa. Nii, köögivilad said valmis. Panin nad blenderisse, siin on mul puljong, mida ma siia hulka valan. Ei tea päris, kui palju vaja on. Kuna seal airfryeris nagu pealt mõned asjad läksid ikkagi väga krõbedaks ja ma ei tea, mingi sibul oli veits pealt kõrbenud, siis see näeb selline teistsugune ja tumedam välja. Ja siin on nagu mõned siuksed mustad tükid, võib-olla ma oleks pidanud need siis enne eemaldama. Enne siia blenderisse panekut ja ma maitsesin teda. Ta on hea, aga tal ongi nagu selline, vist nagu mingi grilli maitse on juures, mis on huvitav. Seda ahjust tavaliselt mul ei ole tulnud, aga ma ei ole ahjust teinud ka pöördõhuga, vaid ma olen lihtsalt nagu alt ülevalt küpsetamisega siis need köögivilad ahju pannud. Igal juhul nüüd ma panen ta potti ümber. Lisan veel soola. Lisasin kookoskreemi ära. Ja teeme väikese taste testi. Midagi on siin teistmoodi. Võib-olla ikkagi see, et mingid asjad läksid pealt nagu liiga, ma ei tea, kõrbama siis justkui. Pealt liiga krõbedaks. Võib-olla see nagu ei ole ikkagi päris vibe. Aga idee poolest selline püreesupp on talvisel ajal nii mõnus toit lihtsalt. Ja nagu ma ütlesin, siis lihtne teha ka. Kõht on täis. Mul on natuke mure, sest kell saab 5 ja ma praegu sõin. Ma küll ei söönud väga palju, sest et kella 7 ma lähen Katriini jõulupeole. Ja ta teeb kindlasti midagi väga maitsvat süüa. Aga siis lihtsalt tõstan endale vähem seal. Ja peale selle glögi joomist mul tuli siuke sossu peale täitsa lõpp. Väga hea, et ma endale nüüd selle matša tegin. Ja see on jääga ka, nii et loodetavasti see nagu äratab mu ellu. Aga ma mõtlesin et ma ei ole nagu, et ma tegin selle igapäeva meigirutiini, aga ma ei ole eraldi kuidagi nagu silmadele rõhku pööranud. Et ma võiks näidata, milline see minu nagu viimase aja siuke mingi pidulikum meik on. Väga lihtne teha. Ma ainult praegu jään mõtlema, et kas ma tahan seda teha soojemate toonidega, külmemate toonidega, täitsa vahepealset. Ma võiks teha isegi veits sutsu soojamatega, aga sina võid ise valida, et lihtsalt nagu vaatada sama tumedusastmega lauvärvid, mida mina näitan. Need võivad siis olla kas soojemad pruunid, täitsa oranžikad või jahedamad, hallikad toonid. Et seda saad ise valida ja adapteerida siis seda meiki vastavalt sellele. Aga kõigepealt on meil vaja sellist pintslikest, mis on siuke hea hajutuspintsel, läheb otsast laiali. Ja võtame sellist heledamat tooni.
mingit vahepealset sükest, olenevad siis on sul pruun või mõni muu toon, aga mina võtan siis jah sellise heledama, soojama pruuni. Vaatame, et kõigepealt oleks siuke hea baas meil all. Minul on lihtsalt concealer silmalahul, aga ma käin alati enam Beauty Blenderiga üle, et ei oleks nagu vahedesse kogunenud see concealer ja asetan kõigepealt selle värvi pintsliga siia välisnurka. Patsutan kõigepealt, et see värv jääks sinna, võtan juurde, patsutan veel ja siis hakkan teda niimoodi väikeste edasi-tagasi ja ringete liigutustega kandma siis koopajoonele ja vaikselt liigun nagu sisenurga poole, aga ma täiesti sisenurka välja ei lähegi, et ma jään kuskil nagu 2/3 koopajoonest on siis selle värviga kaetud ja siis sealt edasi nagu ei lähe, et sisenurk jääb heledam ja hajutamisega on hea alati nagu pigem rohkem vaeva näha kui et vähem, et kõik näeks selline hästi ühtlane, sujuv, hajus välja ja liiga kulmu alla ka ei lähe sellega, et pigem kontsentreerituna hoian ta siin välisnurgas ja täitsa nagu siin koopajoones. Koopajoon on siis nii-öelda vahe. Et hoian seal selle põhipigmendi ja siis natukene hajutan ülespoole ja kulmu otsa poole ka. Ja ei lähe allapoole liialt, ei hajuta nagu kuskile siia. Ma võtan alguses selle sama pintsliga, millega ma just tegin, võtan sutsu tumedamat tooni. Seda siin. Mitte nagu ülitumedat, aga nõksa tumedam kui see, mida sa juba kandsid ja selle patsutan jällegi välisnurka ja liigun niimoodi patsutavate liigutustega lau keskosa poole ja katangi siis pool laugu välisnurgast alates siis selle natuke tumedama tooniga ära ja siis natuke siit hajutan, et ta ilusti kokku sulaks selle eelneva tooniga ja seda isegi ei vii üldse rohkem sisenurga poole, kui nagu et ta jääbki siin lau keskel pidama nii-öelda see värv. Nii, tegelikult ma muidugi väga tumedaks ei tahagi minna, aga nagu nõksakese võib veel. Ja ma võtan nüüd väiksema kontsentreerituma pintsli ja võtan sellega siit seda tooni natukene, ehk siis nõksa veel tumedamat. Ja sellega ma kannan selle ripsmepiirile välisnurka. Ta lihtsalt rõhutaks meil nagu seda ripsmepiiri, aga ma samas nagu jätan ta üsna hajutatuks ka. Lihtsalt oleks siin piiri peal nagu midagi natuke veel tumedamat. Nii, käin veel selle hajutamispintsliga üle. Siis võtan lapikupinsli, mille peale võtan heledat matti tooni. Ja patsutan seda täitsa silma sisenurgast kuni lau keskosani, kus meil lõppes see tumedam toon. Ja viin ka täitsa siia nagu sisenurgast koopajoonele ja võib kuni täitsa nagu kulmuni välja minna sellega, et anda siia heledust, sest tihti nagu siia kohta tekib vari, mis toob siukse nagu tumeduse ja siis selleks, et seda vähendada, siis siuke hele toon aitab seda. Siis võtan veel uuesti selle hajutuspinsli ja vaatan, et see ühildumiskoht oleks selline sujuv, ilus, nii. Ja siis on aeg natukene lisada ikkagi mingit sädelust ka. Mul on selline Too Faced'i hõbedane sädelus, siuksed suuremad sädeluse tükid. Ja seda ma võtan näpuga siit, mitte väga palju, niimoodi nagu suht õrnalt. Ja siia lau täitsa keskele, kus kohtuvad see hele matt ja tume matt. Sinna ma niimoodi nagu patsutan seda sädelevat tooni, et jääks siukene glimmering efekt. Ma ei tea, kui hästi kaamerast näha on, aga üritan näidata, et kuidas see sädelus jääb. Ma ei tea, kas ma hakkan mingeid ripsmeid lisama, aga võib-olla tahan välisnurka panna, nii et siis ma võtan veel sellise laineripinsli ja võtan siit seda tumepruuni ja teen sellega ripsmepiiri tumedamaks veel. Et siis on kergem kunstripsmeid enda ripsmetega hajutada. Ja mulle meeldibki tegelikult lainerit kõige rohkem teha lauvärviga. Siis nagu isegi kui midagi valesti läheb, siis seda on väga kerge ära hajutada. Ja kuidagi hästi nagu kerge on lauvärviga töötada. Vot, ja ma teen teise silma ka sama kaugel ära ja siis ma tulen tagasi. Nii, ma olen omadega siinmaal. Ma värvisin ripsmed ka ära, ma tegin huuled ka ära, et täpsemalt aru saada. Kas ma tahan siia ripsmeid panna või mitte? See on kodune jõuluistumine.
aga no sellest on tegelikult ükskõik täitsa ju, mis see on. Lihtsalt oluline on see, mida mina tahan, aga ma ei saa praegu aru, mida ma tahan. Ma üldse kannan viimasel ajal nagu väga vähe kunstripsmeid. Kunagine 2018 Kaisa oleks praegu lihtsalt nagu mingi oh my god, sa ei pane jõulupeole ripsmeid, mis sul viga on. Aga praegu nagu, kui ma proovin seda, no võib-olla ma peaks seda veel väiksemaks lõikama, okei. Aga ma proovin seda ripsat siia. See on ju kohe lihtsalt nagu nii dramaatiline. See on nii dramaatiline. It's crazy. Muide, ma panin selle sama Kiko Nude'i, mida ma eile kasutasin. Ma olin lihtsalt nagu tõesti nii hämmingus sellest, kuidas see pidas vastu mul mitu toidukorda joomist. Ma ei tea, mida kõike. Ja ma seda tahan tänaseks ka. Nii et siis ma panin selle sama. Minu arust see on väga ilus toon ka. Ma võiks võib-olla nagu natuke rohkem tän olla, aga no okei. See selleks. Kas ma proovin seda ripsat lõigata natuke väiksemaks ja siis nagu proovime veel uuesti või? Oota, ma ei ole vist öelnud, et see on pidžaamapidu. Et teemaks on Christmas pidžaamad. Ja minul on ju, mul vist vlogmassi alguses oli korra seljas ka see. Ei, Viinis mul oli kaasas see punase valge triibuline pidžaama, mille ma ostsin eelmine aasta Praha reisilt Primarkist. Ja see on idekas, minu arust see on täiesti jõulupidžaama. Ja ma pesingi selle just hiljuti puhtaks ka, nii et ma panen selle. Ja siis ma mõtlesin, ma teen messipanni. Ma ei viitsi enda juustega täna palju midagi mässata. Kuulge. Aga kas isegi see on liiga palju? Mulle vist meeldib niimoodi kõige rohkem. Ma ei tea, ma ei suuda praegu. Aga mis meil on panemata väga oluline asi. Silma sisenurka highlighter. Ma kasutan seda Kiko 38 toonis üliheledat tooni. See oli mul eile nagu üle lau ka. No vaadake seda, nii ilus sära seal silma sisenurgas. Täiesti nagu pau. Ma nii tahaks, et te praegu saaksite praegu reaalajas mulle öelda, kas ma panen selle ripsme või ma ei pane. No see on pidžaamapidu, on ju, et äkki rahunema, aga ei, ma ei taha rahuneda. Ma lihtsalt räägin iseendaga ja nagu ei pane ripsmeid. Võt, otsustasin ära, ei pane. Mul meeldib nii. Väga kaunis. Also, vaheküsimusena, kuidas teil jõulumeeleoluga on? Olete jõulumeeleolus või? Kas te tunnete seda, et jõulud on kohe? Ma ütleks, et ma olen jõulumeeleolus, aga ma ei tunne seda, et jõulud on reaalselt mõne päeva pärast. Aga kingitustega olen ma mäe peal omadega, selles osas on korras, mul on ainult pakkepaberit juurde vaja. No nii, ma peaksin seda natuke aurutama, ta on mul kortsus, aga see on põhimõtteliselt minu see jõulupidžaama. Aga nüüd üks mõte, mis mul tekkis, et ikkagi, kuna see on pidu, et siis üks variant, kuidas seda kanda, oleks veel. Ehk siis mul on see Polly siukene punane topikene, mida ma ühe korra siin olen varem ka näidanud. Et äkki ma jätan selle pidžaama pluusi nagu lahtiselt. Siis jätan selle sinna alla, et see on nagu natukene glamuursem. Ma ei tea. Kumb see siis nüüd parem on. Siia siis võiks mingi kaelakeekese väikse panna. Ja teate, mis meil nüüd on vaja ära teha? Minu küünlad ju on nüüd valmis. Lõhnab tõesti hästi, nagu mandariin. Ja see taht nüüd keskel ei ole. Teisel on enam-vähem. Aga siin olid ju need kleepsud ka, mida siia peale panna. Nii et ma võiksin need ära panna. Päris sirgelt sain peale isegi. Siis korgikene. Ja siis siin olid isegi mingid lipsukesed, mida siia nupsu külge panna. No issand jumal, kui tore. Tadaa! Nii nunnu, mis mulle siin laua peal vastu vaatab, mul päkapikk. Eile tõi mul nagu lemmik, või mul ongi 2 lemmikküpsised. Need ja siis need milkamad, kus on see apelsini marmelaad vahel. Ma ei tohiks praegu üldse süüa, aga ma tahan seda küpsist. Ja nüüd mul oleks vaja pakkida Katriini kingitus ja kui ma olen ekstra tubli, siis ma pakiks mõned kingitused lausa veel. Aga Katriinile ma kingingi selle Joiki aprikoosi ja frees ja kinkekarbi, kus on siis dušikeel ja kehakreem. Need lõhnavad hästi. Ma arvan, talle ka see lõhn meeldib.
Need juuksed ajavad mind natuke närvi. Ja pluss ma tean, et ta hindab kodumaiseid brände ja tooteid. Nii et tundub nagu hea kingitus talle. Nii, Katriini kingitus sai siis selline. Valisin siia sobiva sildikese külge. Ja siis ühe kingituse ma sain veel pakitud. Selline. Ja praegu ma rohkem ei jõua. Pean hakkama kohe varsti liikuma. Külakostiks võtan kaasa sellise kirsi aromatiseeritud õunaveini. Ja siis võtan ühe alkoholivaba glögi ka. Väga vaib. Vaadake seda Katriini kuusepuud lihtsalt, vaadake. Vaadake seda haiget kuusepuud. Keikibokse tegema ja kaunistama. Tähendab, need on tehtud, aga me hakkame kaunistama. Siin käib šokolaadis. Siin tuleb roosa värvi. Seal on liivi. Siin on kaunistusi erinevaid. Aata, Anja, ma juba saad eesmine kuusakud välja. Anna mulle. Sama. Sorteerimine käib. Enne ühele poole roosa ja lilla ja teisele poole valge ja pruun. Ja siis on nagu rohkem koos. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. See on ilus pakendus. See on, ma ei julgegi seda lahti teha. Aga avame ikka niimoodi kingitus nagu peab. No täpselt nii, noh. Vau! Joik! Joik mulle küll väga meeldib. Selle pead nagu ära libistama sealt karbi pealt. Ma hakkasin juba avama seda nagu raha. Seda ma arvasin, et joik sulle võiks meeldida. Ja joik mulle väga meeldib. Vau! Body lotion. See lõhn on minu arust nii hea. Sa pead nuusutama. Kohe tee lahti ja nuusuta seda lõhna. See on käsk. Kohe. See on tõesti väga hästi. See on väga mõnus. Nii lahe! See on tõesti väga mõnus. Joik on väga lahe. Mulle väga meeldib joik. Nii kui ma astusin su vannituppa, siis ma tundsin seda küünlalõhna ja I love it. Ja minu arust sina kinkisidki mulle seda küünla ju vaata.